mina olen Irina, vaatate kanalit Lohe loeb. Ja ma olen tagasi, ma ei ole kuhugi ära kadunud, kuigi vahepeal nagu olin. Põhimõtteliselt mul oli terve hunnik asju, mille pärast ma otsustasin filmimisega väikese pausi teha, aga nüüd ja loodetavasti vähemalt mõneks ajaks edaspidi olen ma teie ees jälle tagasi. See konkreetne video on lihtsalt väikene selline teadaanne, et ma olen elus, ei ole kuhugi kadunud, olen ikka siin olnud, lihtsalt filmimisest pausi teinud. Aga ja väikesed sellised teadaanded, mida ma kavatsen edasi teha, mis natukene muutub, sest et ma olen mõnest asjast aru saanud, mis mulle väga võib-olla ei sobi või mida ma võib-olla kunagi tulevikus panen uuesti proovida teha, aga praegu jätan selle kõrvale. Esimene kõige suurem uudis on ehk see, et ma sain oma lugejablogist üle. Aga jah, need, kes on varasemaid videod teinud, eriti eelmist, kus ma rääkisin lugejablogist ülesaamisest, siis need teavad, mul oli aprillis ja mais päris keeruline raamatuid lugeda. Nüüdseks ma olen sellest üle saanud, juunis ma lugesin päris korralikult. Minu aprilli, mai ja juuni kohta tuleb üks video, kus ma räägin kõigist raamatust, mida ma siis nende kuude jooksul lugesin. Need ei ole nii palju, kui võiks arvata. Juuni küll on natukene viljakam, aga aprill ja mai läks nagu läks. See on siis see kõige suurem uudis nii-öelda. Järgmine uudis. See edaspidi ma ei tee praegu enam lugemisnimekirju ennetavalt, ehk siis TBR-id jäävad ära. Minu see hallikasti kasutamine jääb praegu ära, ma loen edaspidi raamatuid nii, nagu nad mulle ette jäävad ja mis tuju mul on, sest lugemisbloki ajal ma sain aru, et ma ei saa ette planeerida. Sest et mul võib-olla lihtsalt ei ole mingit soovi, mingit konkreetset raamatut see kuu lugeda, aga siis kui ta mul nimekirjas on, siis ma pean ennast põhimõtteliselt sundima. Ja siis võib juhtuda, et see raamat mulle puhtalt selle pärast ei meeldi ja ma leian, et see on halb ja igav ja panen sellele kallutatult halva hinnangu, sest et mul lihtsalt ei olnud tuju seda lugeda ja ma sundisin ennast. Nii et nimekirjasid ma ei tee, edaspidi teen küll kokkuvõtteid kuu lõpus, ehk siis mida ma lugesin. Selle kuu lõpus tuleb üks, aga enne seda tuleb veel siis nagu öeldud aprill, mai, juuni lugemise kokkuvõtte tagant järele. Ma püüan nüüd enamasti rohkem kui varem teha ka selliseid ülevaateid ja arvustusi raamatutele, konkreetsetele raamatutele. Et see on nüüd esimene video, mida ma filmin üle pika aja, aga sellega koos järgnevad kohe ka veel mõned videod. Et tänane päev, te arvatavasti näete mind samas kostüümis mitu videot järjest, sest et otsustasin teha ennetavalt mitu videot valmis, et ma saaksin neid välja lasta ja ei oleks seda probleemi, et mul on video tegemata ja ma venitan, kuna ma tean iseennast. Ma olen vahepeal natuke laisk, eriti kui juttu peaks tulema näiteks videote töötlemisest. Filmimise ma võin ära teha ja mul on päris mitu videot sellist, mis on valmis filmitud, aga töötlemata ja siis nad lihtsalt istuvad ja ma ei tee nendega mitte midagi. Aga nii palju siis sellisest. Mis mul veel on plaanis, ma ei hakka neid väga välja kuulutama, sest et nagu öeldud, ma võin olla natukene laski, ma võin otsustada mingi hetk, et ma ikkagi ei tee seda, mis ma välja kuulutasin. Ma arvan, et paar videot sellist on olnud, mis ma olen varasemates välja õiganud, et nüüd ma teen ja siis ei tee. Aga igatahes niimoodi on praegu plaanis. See video peaks minema üles nüüd üsna kohe varsti pea, kui ma selle ära editin. Ja järgmine arvatavasti tuleb siis paari päeva jooksul, kuigi ma nüüd filmin selle kohe praegu varsti valmis.
aga ma loodan, et te väga ei pahanda, et ma niimoodi ära kadusin. Ma loodan, et te ikkagi olete nõus mind vaatama nii palju, kui teid on. Et võib-olla ma mõni nädal otsustan ka katsetada natukene vlogimisega, aga nagu öeldud, ma ei hakka mitte midagi lubama, sest et on täitsa võimalik, et ma lihtsalt vaatan. Ma võin isegi valmis filmida, aga siis ma vaatan ja leian, et see on üks igavene jubedus. Nii, aga jah, ma hakkasin juba asja ära lõpetama ja ma suutsin jälle kõrvale teemast minna. Aga nojah, ma olen endiselt olemas, ma ei ole mitte kuhugi kadunud, Lohe loeb endiselt, nüüd siis juba paremini kui aprilli ja maikuu jooksul. Ja loodab endiselt, et te olete nõus minu kirjanduslikke eksirännakuid videodel minuga koos läbi tegema. Et mis siin ikka, tere tulemast tagasi mulle ja suur aitäh, et teie mind ära ootasite ja olete ikka nõus mind vaatama. Aga jah, minu videopuhkus on läbi ja alustame siis mitte päris otsast, aga uuesti. Head lugemist!